investeerimisjutud. And action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere, head investeerimishuvilised, te kuulate jätkuvalt Eesti kõige populaarsemat ja ütleme praktilisemat investeerimisalast podcasti investeerimisjutud. Täna on 13. oktoober juba. Minu nimi on Tarmo Tanias ja nagu ikka minu vastas hea sõber kolleeg Meelis Maasik. Ja, tere Tarmo ja tervist kõik kuulad. Meelis, kuidas siis sulle tundub, et ütleme siin, kui me Trumpi tegevust natuke nagu vaatame, ta üritas siin viimastel päevadel veel kiiresti Iisraeli ja Palestiina nagu vaherahu saavutada, suuresti asjad on ka seal paremaks läinud ja siis kuulutati Nobeli rahupreemia välja ja Trump ei saanudki seda, ilmselt ta läks koju, oli väga pahane ja siis teatas, et Hiina saab tollid ja tekkis segadus. Jah, et hakkas siis tweetima, aga ei, ütleme, enne kui me võib-olla sinna jõuame, et tõesti siuke põrgulikult põnev nädal oli ikkagist turgudel ja ütleme, kui ma reedel tegelikult enda siukest ülevaadet tegin, siis kõik oligi turud all time high, mõnus rahulik, siuksed mõned pommuudised, pea kõik oli nagu andmekeskused sama jutt on. Ja kuni siis reede õhtul Trumpi tweetini on ju, kus järsku visati välja ähvardused, et Hiinale 1. novembrist uued 100% tariifid kaela, kuna Hiina olevat seal piiranud haruldaste muldmetallide eksporti ja ühesõnaga siuke palju segadust ja tõesti see nagu pani turud vaba langame või võib öelda, et siuke tekkis ütleme siuke ennustamatu tururisk ja tõesti peale seda nagu hakkas turud väga kiiresti langema ja üle tükk aja nüüd turud siis tegidki üle 3% languse. Me siin rääkisime ka, et alates aprillis tegelikult turud ei olnudki ühtegi suuremat langust teinud ja see risk kogu aeg kasvas, vaata, et see nüüd tekib ja kogu aeg oli tunne ka, et kohe tekib. Keegi vaadutaks päästikku. Ja kui nii pikalt on nagu positiivne olnud, et siis paratamatult turg nagu kohati otsib siukest triggerit, et isegi mingisuguse väiksema uudise peale tehakse nagu meeletu langus ja lihtsalt see Trumpi tweet oligi selle languse põhjuseks. Ja loomulikult eks ta oli siuke suures pildis üle reageerimine kõvast, et isegi kui sa korra nagu jäid uskuma, et 100% tollid, siis kohe tuli meelde, Trump always chicken out on ju, see taco efekt on ju, et aga sellest nagu pole kasu, kui et sa võid arvata küll, et see taco efekt on, aga millal see tuleb on ju, kas see tuleb järgmine nädal, ülejärgmine nädal on ju, et selleks ajaks see börs võib päris suure languse läbi teha. Vaata, seal ongi see mure, et sina võid ju arvata ja eks me lõppkokkuvõttes jõuame ka pärast sinna, et mis siis nagu juhtus on ju, aga kui mass nagu arvab, et seekord on kõik teistmoodi on ju, siis nad võivad su lihtsalt nagu surnuks joosta. Ja, et siukest kuuma raha on nagu turul päris palju ja see on ka siuke närviline raha, et kui see tõesti trend hakkab nagu ühele poole minema, siis need langused võivadki nagu päris sügavaks minna ja tegelikult need langused isegi läksidki veel sügavamaks, et kui reedel USA turg läks kinni kellal 11, siis ma olin ikkagist veel üleval seal 1,5-2 tundi, ja mingil hetkel ma vaatasin, et mis siin nagu turul siis hakkas tulema igasugused mingi message'id ja peale turgu tegelikult see turu sulgemist turg kukkus tegelikult uuesti ära, et isegi nagu aktsiaturg, paljud aktsiad kukkusid 10-15% ja krüptoturul kadus täielikult nagu põhi ära, et korraks, et siuke 15-20-30 minti oli täielik agoonia nii-öelda turgudel. Mina reede õhtu nii kaua üleval ei olnud, aga kui ma vaatasin siis nagu laupäeva hommikul, siis ma vaatasin nagu mitte korda, kas ma õigesti näen, et Bitcoin, mis oli alles nagu $125,000 lähedal, käis korra ära vist 101,000 lähedal või? Ja just eelmine nädal tõesti Bitcoin tegi isegi oma all-time high 126,000 käis mingitel exchange'idel korra hind ära ja tõesti seal Bitcoin kukkus korra 100,000 peale, vaatasin, Ethereum oli tol hetkel mingi 20% languses,
Ripple oli see 30% languses ja tegelikult kogu see turg, et nii hull, kui see ei tundu, aga mingitel coinidel kadusidki nagu põhjad ära, et müüdi nagu nulli, kuna indeks nulli siis või? Jah, nulli, mingi 0,00, ühesõnaga see, kes seal juhuslikult oli ostmas, on ju, see päris hea hinnaga, et ja peale seda muidugi toimus hästi kiire nagu taastumine, aga see lihtsalt näitab seda, et kus see lumepall nagu hakkas veerema ja krüptos on, ütleme, selles mõttes väga head ajad, vaata, siin on hästi palju raha, uusi investoreid ligi tulnud, kasutatakse hästi palju võimendust, seal saab isegi 50 või 100 kordseid võimendusi võtta ja kui see järsku hakkab nagu turg nagu teistpidi minema, siis kõikidel nende võimendustega positsioonidel tekib margin call või mingi stop loss limiidid lähevad käiku ja kui see stop loss limiit läheb käiku, siis sul tekib orderid, kus on nagu müü turuhinnaga, mis ükskõik, mis see turuhind on, lihtsalt müü ja kuna see laviin oli niivõrd tohutu, et seal vist 3 tunniga tuli 9 miljardit dollarit lihtsalt turgu. Jah, 3 tunniga võis olla 9, et kokku päevaga tuli 19 miljardi ulatuses. Ja siis, kui ma nagu vaatan, et sa rääkisid need margin call'idest, eks need nagu krüptokauplejad on ju maailmas palju, et kokku oli 1,6 miljonit kontot, mis said margin call'i. See on ikka meeletu kogus. Jah, see on läbi aegade rekord, ütleme, milline kogus nagu raha seal korraga nagu nii lüükse. See näitab, kui palju seal ahnust oli sees ikkagi. Ja kindlasti, eks see selles mõttes on muidugi hea, et see nagu resetib natuke turuga ära ja ilmselt siis hakkab võimalik, et sihukest ahnust saab nagu tagasilöögi ja turg alustab nii-öelda jälle nagu alguse level pihta, et enda liikumist, aga üldjuhul sihukesed vabalangused või flash crash'id võivad tekitada sihukestele ettevõtetele päris suurt kahjumit, et siin nagu siin aastad tagasi oli, et igasugused Arrows Capitalid ja mis ettevõtted siin olid, mis sellise müügi peale ikkagist põhja läksid, et üldjuhul need laibad võib-olla ujuvad pinnale siin 2-3 kuu pärast, et eks seda on näha ja võimalik, et see on ka sihuke sentimendi muutus võib-olla krüptos, et kui sihuke laks nagu ära käib, et siis keegi seal võib haiget saada ja kui sa ikkagist vaatasid neid siukseid väiksemaid coin'e, et seal enamus oli 70-90% korraks all nagu, et seal krüptoturul nii-öelda siukest üle 1 triljoni dollari väärtuse kaotus pole nagu vist kunagi olnud, et kogu see market cap on 4, et siuke 1/4 kadus nagu paari tunniga ära, et see on nagu midagi enneolematut, aga mis siis nagu juhtus, on ju, et selles mõttes, kui ma laupäeva hommikul need numbrid nagu vaatasin, siis ma ütlesin, et Meelis, mis me nüüd siis esmaspäeval räägime, et saab nagu väga verine börsipäev ilmselt olema, on ju. Aga siis vaatan täna hommikul siin börsifutuure, roheline kõik tagasi, Bitcoin ka seal 114-115 000 juures tagasi. Kas me jõuame jälle nagu Trumpi selle taco efektini või? Jah, et ütleme, laupäev oli üsna rahulik ja pühapäeval mul jäi ka silma, et hakkas juba tulema siuksi pehmendavaid kommentaare ja kõigepealt seal Trump. Asepresident ütles midagi. Jah, Trump seal tweetis, et umbes ärge muretsege Hiina pärast, et kõik saab korda ja selle peale kõik see krüptondus läks lendu, hakkas korralikult taastuma, et USA futuurid on ka nagu siin paar protsenti üleval ja kõik asjad nagu lendavad rohelistes toonides, et eks näha täna on, et kas see turg nagu suudabki nagu hoida ilusti sihukest rohelist tooni täna või siis on mingisugune damage ikkagist tehtud. Teine asi, mis ma mõtled kohe, kuhu liikusid, on see, et kui selline nagu möll oli ja paljud said ju rahaliselt ka haiget päris palju või väga palju, et kas siis nagu väärtpaberi järelevalve ka nagu hakkab natuke mingeid asju jälle uurima ja kas me jõuame jälle ühel hetkel sinna, et kus Trump või Trumpi lähikond äkki ostis jälle soodsa hinnaga? Jah, see on alati, seal isegi interneti avarustest leiti üks konto, mis tõesti avati nagu mõned tunnid enne seda suurt crash'i algust ja
kus kanti seal 700 miljonit dollarit väärtuses, erinevaid Bitcoin ja Ethereumid asju peale ja väidetavalt sellest kontos saigi see müük avatud nii-öelda, kes väga agressiivselt hakkas turgu müüma peale. Enne uudist siis? Ütleme peale uudist ja mis tekitaski siukse ahelreaktsiooni ja muidugi loomulikult paar tundi hiljem ta pani selle positsiooni kinni ja teenis seal, ma ei tea, $100 miljonit kasumit, aga eks see krüpto ongi siuke natuke must maa, et ma ei ole kindel, kas seda seal on võimalik tuvastada. No keeruline aga ütleme koos selle krüptoga ju paljud sellised väiksemad, riskantsemad aktsiad müüdi ju alla, mitte küll niimoodi, nagu sa ütlesid, et 70-90%, aga ikkagi kahekohalised miinusnumbrid. Jah, et eks need väiksemad aktsiad on väga kõvasti tõusnud ka, et eks selline korrektsioon nagu oli oodatud ja see on isegi turu tervisele hea, neid korrektsioone peabki tulema, et see nagu rahustab natuke seda sentimenti ja eufooriat annust maha, et ma arvan, et see oli ka siuke oodatud flash crash, et üks asi oli veel huvitav, et ma arvan, et see oli võib-olla, ajaliselt ma ei oska öelda, aga võib-olla pool päeva või 4-5 tundi enne seda pauku siis rääkis JP Morgani juht ja ütleme, suur aktsionär Jamie Dimon, et küsiti arvamust USA aktsiaturu kohta ja siis ta oli nagu mures natukene, et ikkagi, et ütleme, tehisintellekt võib-olla natuke mullis ja riikide võlakoormused ja nii edasi. Ja siis ta nagu arvaski, et ütleme 6 kuu kuni 2 aasta lõikes me võime näha ikkagi nagu madalamat tasemeid ja siis käis pauk ära. Jah, aga ütleme, tuletaks jällegi meelde, et kui see eelmine kord see tariifide pauk siin käis aprillis, et alguses oligi suur paanikat, aga vaadake, milline taastumine on ju, ega see võib olla siuke Trump Vol 2 žüžee, kus on lihtsalt siuke minivorm, et üks päev täielikku agooniat, täielikku müüki ja täna korralik taastumine ja see nädal me teeme uued tipud, et ma ise seda ohtu ei ole, et nagu see on nagu see laste mäng, et hunt tuleb ja tegelikult hunt ei tulnud ja siis ühel hetkel hunt tulebki ja ühel hetkel Trump ütleb, et see ei olnudki enam nali ja siis me kukumegi ja ei tõuse enam. Ütleme nii, et eks iga tõus mingil hetkel saab läbi, et hetkel mulle tundub, me oleme ikkagist veel üsna varajases faasis ja muide mul jäi siin meedias silma ka, et siuke Wall Streeti legend Paul Tudor Jones, et ilmselt sa oled ka kuulnud, et kes siin selle aprilli Trumpi tariifide ajal läks muidugi megakaruseks ja seal üsna põhjades karjus, et me lähme veel oluliselt sügavamale, et ei aita enam, et kui isegi Hiina tariifid tühistada, et damage on done, siis seesama vend on nüüd läinud hoopis päris pulliseks ja arvab, et siin ees ootab veelgi massiivsem ralli ja siuke blow off top. Äkki see on ohumärk, et ta ühe korra pani totaalselt mööda, et ühele võib järgneda 2. et nüüd peab uuesti mööda, aga ta lihtsalt toob välja siukesi sarnasusi 1999 aasta buumiga, interneti buumiga, aga ta arvab ka, et pigem hetkel me oleme seal alguse faasis, et pigem võiks nagu vaadata, et 1999 näiteks Nasdaq tegi aastaga mingi 100% tõusu. Ja ta tegi aga ta oli ju, tegelikult see suurem tõus hakkas seal juba 95. aastast ja kulmineerus 2000, aga see tipp oli kõige ärsem lihtsalt. Jah, just, et kui sa vaatad nagu S&P või Nasdaqi siukest hästi pikka graafikut, et siis ja võrrelda nii-öelda seda 2000 aasta selle tõusuga, et siis me oleme ikka, ei ole liikuma hakanudki, et meil on üsna stabiilne nagu siuke liikumine. Et erinevad arvamused, aga ühel turul muidugi, milles kollaps algas juba varem, kui reedel on Venemaa aktsiaturg. Kes seal nagu kauplevad? Ainult kohalikud omavahel siis? Seal vist on kohalikud omavahel, kellel raha on, aga ütleme, isegi kui sa hoiad Vene aktsiad, et siis sul ei olegi vist olnud võimalik pikaajaliselt teenida, et isegi kui aktsiad tõusevad, siis sa saad kursiga vastu näppe ja nüüd kui vaadata, kuidas siin paar viimast kuud Vene börsid läinud on, et siis kui maailm on ju eufoorias, kõik asjad konkreetselt nagu pauguvad ja sõidavad ülespoole. Kõik siis ei ole tegelikult, Eesti ei ole eufoorias, aga ei ole ka masenduses. Aga enamus, ütleme, tehnoloogia asju on eufoorias küll.
ja näiteks Venemaa aktsiaturg on hoopis siin augustist alates kukkunud 15% ja siin eelmine nädal juba enne seda, ütleme, reedest sündmust seal ühe päevaga kukkus maiseks 4% ja tundub, et seal ikkagist rahvas või investorid on tasapisi hakanud aru saama, et see majanduskriis nagu liigub ikkagist tasapisi lähemale ja kui vaadata, mis siin nagu USA ja Ukraina vahel, mis lepingud ja abipaketid siin sõlmitud on, et siis USA lubas ju neid Tomahawk rakette. Väidetavalt keegi oled Poolas näinud juba, mina ei ole kontrollima läinud. Jah, et ütleme Venemaa investorina ma kindlasti ei tahaks olla mingi Gazpromi või mingisuguse naftaettevõtte aktsionär, kuna ohtlikud raketid su taristule. Nafta on kõige ohtlikum gaas ka on ja ega siis see pankade seis ju palju parem ei ole, vaata mis on nagu intressimäärad on ja ütleme probleem on kõvasti. Ja ei muidugi ja lisaks kütusekriis on ju, see ilmselt mõjutabki nagu kogu seda Vene majandust, kõik need põlevad naftatööstused ja siiamaani siin uued rünnakud, et seal jah, ütleme vaadates seda Putinit, oli siis vaja torkima minna, on ju. Aga ega ta ei lõpeta ju, selles mõttes, et ta nagu lõpetab, ma ei kujuta ette, koos iseendaga lõpuga on, aga ma mõtlesin nagu see tavaliste vene inimeste peale, et kellel on siis natuke rohkem raha, et ma ei tea, kas nad välismaalt üldse saavad midagi osta või, kes tahab Ameerika börsilt osta midagi või? Ei saa. Vist ei saa, jah, kinni kõik on ju. Ühesõnaga, sa pead olema kodus, on ju, kauplema oma Vene börsil, on ju, näed, kuidas Vene rublana ka kukub, on ju, samal ajal näed, kuidas poes läheb kaup kogu aeg kallimaks, on ju, ja siis, kas nad nagu dollarid, rublasid dollari vastu saavad üldse vahetada või? No kindlasti seal musturg on. Ja aga see on ka meeletult kehva kursiga siis on. Ja kehv kurss ja tõenäoliselt piiratud kogus, et tõenäoliselt kui kellel vähegi võimalik hoiabki neid dollareid kuskil seal padja all on. Aga juurde ei saa osta võib-olla enam. Jah, et eks see Venemaa suures pildis mulle tundub, et see on täpselt selline seis, kus Venemaa on nagu üks suur Titanic, mis on juba kreenis, et rahvas on küll rahulik, kapten on veel puldis, annab veel gaasi peale, on ju, aga kõik nagu sisemas saavad aru, et me lähme põhja, aga keegi julge tänavale tulla, seepärast, et siis võib midagi halba nendega juhtuda. Et sellised huvitavad sündmused, aga kuld nägid uued tipud? Ja ikka raske on sellest nagu mööda vaadata, me jõuame pärast siin nagu tehinguteni ka, see natuke ka selle ralliga seotud ja lisaks kullale, ütleme, hõbe ju veel rohkem on tõusnud. Hõbedal oli ka palju lühikseid positsiooni pandi kinni, see nagu kiirendas veel tõusu. Et kuld on see aasta tõusnud aasta algusest 50%. Isegi natuke rohkem vist on, et mingi 50, natuke üle 50 on dollaris on ju, aga nagu väga palju, jah. Ja mis teeb siis sellest aastast parima tootluse alates 1970 aastast alates. Ja kui vaadata analüütikut, siis osad analüütikud siin näevad veel kasvu jätkumist, et isegi 4500 taset ja Goldman Sachs ennustab järgmise aasta lõpuks isegi 4900 taset. Jah, mina nägin ka seda Goldmani numbrit, aga minu mõelest kunagi JP Morgan rääkis ka, et nendel on nagu siht 5000 juhul, kui siis Trump saab järgmise aasta mais endale sobiliku keskpanga presidenti on ju. Et mis tooks nagu intressid veel nagu allapoole, see võib isegi 5000. No see on sama enam-vähem seal 4000 lõpus on ju. Jah, eks siin on näha ka, et kui palju raha ikkagist kulla ETF-idesse on viimase 3 aastaga sisse jooksnud ja eriti siin sellel aastal on näha, et kuidas need ETF-id on raha inflow on nagu suurenenud tohutult ja mis ikkagist nagu annab mingi vihje, et tegemist on ikkagist juba portfellides allokatsioonide nagu muudatusega, et kus on nagu nii palju raha sinna kulda sisse jookseb, et jah, ju siis on nagu põhjust ja ju siis nagu otsitakse nii-öelda kaitset kas inflatsiooni või mingite muude riskide eest. No üks asi, mis meil on muidu hästi kuum olnud ja nüüd Trump natuke ehmatas ära, on need andmekeskused on ja teatavasti, kuna need andmekeskused, me jõuame varsti ka räägime võib-olla natuke AMD-st on ju, see on nagu huvitavad arengud olnud
aga lihtsalt kuna ütleme selline üks selline suur tegija, kes on ütleme siis AMD vastu huvi näidanud, ehk OpenAI, tema ka siis ju uusi andmekeskused on nagu rajanud ja rajab veel, aga siis ma nägin sellist huvitavat infokildu, et ma ei tea, mitu neid uusi andmekeskused siis nagu kokku loetud oli, aga et nende uute peale siis, mis on nagu sellel aastal ta nagu avanud, kulub sama palju elektrit kui Ameerika linnades New Yorgis ja San Diegos kokku. Et need on nagu siis OpenAI omad, nagu me paneme teised nagu veel, kes siin nagu põhitegijad on, kas see meelis seda ei karda, et energiat ei ole ühel hetkel enam piisavalt või teisipidi jälle ma vaatasin, Ameerikas on tuumaelektrijaamu kõige rohkem, et 94 tuumaelektrijaama on ju, et Hiina on siis nagu järgmine on ju, ja kes siis nagu, Ameerika avab neid järjest kiiremas tempos, aga võib-olla siis ühel hetkel tuleb nagu veel tõhusam energiaallikas kui tuumakütus, et tundub, ma vaatan, kui palju seda vaja on ju, ja ega siis see ei lähe ainult andmekeskustesse, muidu on ka ju meeletut vaja on ju. Ja sellest on juba siin räägitud, et USA-s on täielik energiadefiitsit ja sellega nagu tegeletakse, et siin järgmise, ma ei tea, mingi 5 aasta jooksul on vist umbes 40% veelgi energiat juurde vaja, aga ja tõesti, et see, sa tõid siin välja, et see OpenAI ja kui tõesti vaadata siin neid diile, mis siin tehtud on, kus Nvidia investeerib OpenAI-sse seal 10 gigavatti eest andmekeskuseid rajatakse selle investeeringu eest ja siis lisaks on OpenAI investeerib edasi AMD-sse ja seal oli välja toodud 6 gigavatti nii-öelda seda energiatarvet on ju, et kui sa lihtsalt kontekstist tõesti võrrelda seda, et siis see 6 gigavatti energiat on umbes 3-kordne Hoover Dammi aastane elektritoodang, see on väga suur. Kas need ongi see aasta peale või? Need 10 giga ja 6 giga? Ei, see on mingi 5 aasta peale, kohati isegi 10 aasta peale on ju. Aga see, ütleme nii, et see 6 gigavatti on umbes 5 miljoni inimese aastane elektritarbimine ja kui sa lisad nüüd kokku on ju see 6 gigavatti pluss nii-öelda see 10 gigavatti, mis siin need diilid nagu ette näevad, et siis see sama energiamaht on umbes Soome riigil aasta peale, et sisuliselt need paar diili nagu, mis siin käinud on, USA peab tekitama Soome riigi suuruse energia siin, ütleme, energia tarbimise juurde, need on nagu meeletud numbrid ja need on ainult paar firmat on ju, seal tegelikult on need teisi niisugused väiksemaid diile ka nagu kogu aeg. Ega need suuremad ei ole ju peatunud on ju? Ja loomulikult ja sa võid nagu veel võrrelda, kui panna need gigavatid, panna nii-öelda GPU tükkidesse, siis ühes gigavatis on umbes 500 000 chippi. Pool miljonit, jah? Jah, pool miljonit, et kui sa jälle paned seal mingi 16 gigavatti, korda 0,5 on ju, need on nagu meeletud chippide arvud, mida peab nagu tulevikus hakkama tootma. Ja, aga see on nagu ahelreaktsioon, et sul on vaja chippe, nende jaoks on vaja energiat, siis on jälle vaja chippe, siis on jälle vaja energiat. Ja siin ongi juba räägitud sellest, et need samad ettevõtted, need nagu diilitavad nagu enda vahel on ju, et naljakas ongi see, et kellegil nagu täna sellist raha kuskilt võtta ei ole on ju, et Nvidia küll saab tellimuse, samas Nvidia võtab päris paljudel ettevõtetelt juba nagu osalusi on ju. AMD, ütleme see sama OpenAI ka, kui ma võidi parandada Meelis, aga minus oli ka, et neil oli see nagu optsioon sees, et nad võivad tulevikus vist kuni 10% AMD-st omandada. Ja, täpselt, et need diilid ongi nagu siuke ahelreaktsioon, et Nvidia investeerib on ju OpenAI-sse $100 miljardit ja OpenAI investeerib siis edasi AMD-sse, aga see diil on ju jõustub alles siis, kui Nvidia annab raha OpenAI-le on ju ja siis OpenAI alles siis saab on ju edasi panna AMD-le on ju ja samamoodi see OpenAI ju tellis Oracle'it 300 miljardi eest nagu infrastruktuuri ja GPU-sid on ju ja
kokkuvõttes Oracle läheb uuesti Nvidia juurde, ostab Nvidialt need samad chipid, need chipid lähevad OpenAI-sse, OpenAI paneb need tööle, on ju, ja no see ongi siuke raha tiirlemine. Jaa, aga no siis on kuskil Broadcom ja mõned sellised suured tegijad veel, on ju, et ega siis, ja siis on jälle see sama küsimus, mis sa ütlesin, et pagan, kus nad selle energia võtavad. Ja, et noh, eks seal on nagu arendamist ja sukest investeerimist nagu lõputult ja mis teeb selle asja nagu, noh, ongi nagu huvitavaks, on see, et kui need revenue nüüd hakkavad üksteise vahel seal käima, kõikide nende ettevõtete valuation on ju tõuseb ja kuna Nvidia on nagu absoluutselt väga suurtes osades kõigis nendes datacentrites ka osalusega sees ja OpenAI's ka on ju, et siis ka Nvidias nii-öelda need assetid tõusevad ja see tekitabki siukse ringmajanduse nii-öelda, et mis siin võib-olla räägiti siin 2000 aasta buumil samamoodi, et kui nagu enam revenuesid ja siukest käivet ei olnud kuskilt võtta, et siis nagu hakati mingite asseteid nii-öelda inflateerima ja bilanssides, et noh, vaatame, kuhu see välja jõuab, aga ma arvan, täna on ikkagist natuke vara siuksest mullist või maaniast rääkida, et meil on küll buum, on ju, aga mitte mull või maania täiesti. No seal on lihtsalt see, et kui me interneti asjaga võrdame, siis seal ju väga palju investeeriti laenurahaga asjadesse, mis nagu kasumit ei teeninud. Nüüd on laenuraha ka, aga päris palju on oma kapitali pealt, et no riskid on selles mõttes väiksemad. Ja investeerivad ikkagist päris raha maailma kõige suuremad ettevõtted. Kellel on raha. Ja kes on väga kasumlikud, on ju, et seda raha genereeritakse aastatega kohe peale, et need ei ole nagu üheaastased lepingud, siin see AMD diil ju jõustub alles järgmise aasta lõpuks, on ju, et ja seda hakatakse siis nii-öelda osade kaupa käiku laskma, et iga 1 gigavatti ehitamisel siis saad mingi osaluse ja seal oli ka AMD puhul oli päris huvitav klausel, et see aktsiahind peab olema $600 siis kui mingisugused järgnevad aktsiaoptsioonid nii-öelda OpenAI-le antakse, et noh, see näitabki seda, et kuhu see aktsiahind tõenäoliselt suundub. Korruta peaaegu 5-ga, on ju. AMD on seal 200 kandis, 230. Ja, ma segam. Ja, ta on juba seal, no 2-ga korruta. Paar X-i nagu, et siin paari aastaga, et noh, see on ilmselt konservatiivne nagu hinnang, et pigem ma arvan, et see AMD on siin väga pildis ja kui selline diil juba AMD-ga nagu sõlmiti, et see ma arvan, avab nagu uksed ka teistele sükeste AMG klientidele, kes ehitavad neid datacentreid. No ta tõusis eelmine nädal, kuigi oli selline hull nädal, tõusis 32% eurodes. Ma olen pannud siin ta nädala suurimaks võitjaks, noh ongi tuntud firmadest kindlasti on ju. Tegelikult ka Netflixil läks hästi siin 7% tõusu ja Dellil 8% tõusu. Aga noh, ütleme siis kaotajad olid need krüptovarad pigem ja pigem need väiksemad krüptorahad rohkem on ju. Ja, aga ütleme, kui vaadata sükest suures pildis Bitcoini, mille silma üks BlackRocki artikkel, et kus räägiti selle Bitcoini kui ETF-i mahtudest. BlackRock siis on ju maailma suurim varahaldur põhimõtteliselt, annab ETF välja. Jah, kes tegi Bitcoini ETF-id ja nende ETF-ide maht liigub sinna $100 miljardi lähedale juba ja mis teebki sellest Bitcoinist kui sellisest varaklassi tulekust maailma kõige edukama varaklassi, kus see maht on saavutatud nagu 5 korda kiiremini ajalooliselt kui ühegi teise sellise varaklassi puhul saavutatud on see 100 miljardit kapitali või investeeringuid ja miks see nagu BlackRockile ülikasulik on see, et neil on hinnastatud või see haldustasu on 0,25% sellel Bitcoini ETF-il. Ja kui selle mahuga nüüd korrutada on ju? Jah, see tähendab seda, et sul tilgub lihtsalt $250 miljonit aastas on ju, et kui see Bitcoin läheb veel nagu tuublisse näiteks 200 miljardi peale, siis see haldustasu on $500 miljonit aastas lihtsalt, et need on ikka väga kolossaalsed numbrid ja ma arvan, et BlackRock ikkagist võib päris rahul olla, et selle Bitcoin ETF ikkagist lõi, et väga-väga kasumlik asi. Mäletad, Meelis, me kunagi rääkisime, et Euroopas ei ole sellised võib-olla
noh, sellised huvitavad aktsiad nii palju kui Ameerikas on ja innovatsiooni on vähem ja edasi. Aga üks selline lipulaev, mis on itaallastel pikka aega olnud, on selline punane kiire auto, Ferrari on ju. Ja ütleme siin Kaispieril oli see oma portfellis siin aastate taga üks suuremad positsiooni ja edasi. Aga nüüd möödunud nädalal siis Ferrari aktsia kukkus äkki 20% ja no neil oli põhimõtteliselt investorid said kokku ja siis kuulati tegevjuhi ettekannet ja nii edasi ja siis nad teatasid ka, et põhimõtteliselt siis nad tulid ka oma nii-öelda elektrimudeliga, aga see ei müü nii nagu nad olid nagu prognoosinud ja kohe 5% kadus põhimõtteliselt on ja et äkki peab Ferrari panema jälgimisnimekirja, et äkki müüvad veel kõvasti allapoole. Jah, ega Ferrari tegelikult ei olnud ainuke kaotaja, mul jäi silma, et ka Porsche naguni, aga Porschel on välja toodud, et seal nagu juhtimisega probleem, et juhtkomp pidi olema suhteliselt nagu kohutav. Ja eks seal on kombo, et ilmselt see Hiina turg on nõrk, et näha on, et kõik Hiina siuksed tippmudelik Xiaomid ja BYD-d, et need tulevad lihtsalt hinnaga niimoodi peale ja auto kvaliteet ja välimus ja kõik need vidinad, et seal ei ole enam nagu vahet, mis on Hiina auto või mis on Saksa auto, et kvaliteedi mõttes väga-väga sarnased autod ja rahvas nagu eelistabki odavamat, nii et Porschel on läinud Hiinas nagu raskeks ja aktsiaturg, ütleme, Porsche aktsia on päris korralikult kukkunud, aga ütleme, ma pigem autosektorit eelistaks, et siin on nii palju teisi. Ei, me ei lähe sinna, et me jõuame kohe oma NIO seiklustele number 2 on ja nii edasi on, aga enne kui me sinna läheme, siis võib-olla vaataks, mis meil siis nüüd see nädal toimuma hakkab, et tükk aega nagu rahulik olnud, keskpankade puhul enam väga uusi uudiseid väga enam ei tule, vähemalt Euroopa puhul, ja siis oodatakse nagu majandustulemusi. Selles mõttes on ka Ameerikas nagu huvitav, et kuna valitsus endiselt ju ei tööta sisuliselt valitsusasutused, siis ei ole tulnud näiteks tööturu nagu numbrid välja, et makronumbrid ei ole, siis lugesin natuke ka selle kohta, et tahetakse osa inimesi ikkagi nagu tööle tuua, et ma ei tea, kes ilmselt siis ekstra tasu tuleb maksta, et need tööturu numbrid saaks nagu välja tuua, aga homme on siis suur pankade paraad on, et ma siin mõned nagu ütleme BlackRockist ka rääkisid, tema tulevad homme tulemused, aga JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo homme näiteks on ja ülehomme siis Bank of America, Morgan Stanley, jälle suured pangad ja Euroopast ASML, see on ka ju Suure Peetri portfellis, et päris märgiline ettevõte ja reedest veel DSM on ju, et ütleme siis Taiwani suur kiibitootja, et ehk märksõna selle nädalal on kiibifirmad ja pangad. Jah, et kiibid kindlasti on siin tähelepanu all ja pigem ma arvan küll see guidance võib nendel peaks olema üsna positiivne vaadates mahte, mis siin tulevikus neid kiipama. Küsimus, kas sellest piisab on, et nüüd võib-olla nüüd natuke investorid said sahmaka külma vett krae vahele, et võib-olla ootused tõi nüüd madalamaks natukene, et võib-olla isegi aitab. Jah, et aga võib-olla üks kaotaja ka, mis mul silma ja mis on Suure Peetri portfellis ka on see Hush Auto. Et kukkus siin, kas oligi reedel või mingi päev? Selle kohta tuli ka üks küsimus, et üks kuulaja rääkis, et tal on endal see, ma kohe ütlen selle inimese nime ka, inimese nimi on Mikk ja ta siis kirjutabki, et esiteks tänab meid, et põhimõtteliselt meie siis aitame temal kõige paremini turgudega nii-öelda kursis olla ja siis ütleme natuke ka stressi leevendada, mis finantsturgudega kaasneb on ja lisaks nimetab meid positiivselt iganädalasteks FOMO vaigistajateks on ju, ma ei tea, mina vist rohkem olen vaigistanud, Meelis on seda FOMO nagu pigem juurde pannud mõnikord, aga ta küsibki selle sama asja auto kohta, et kuna tal on nagu päris palju seal enda portfellist ja usub, et nagu small cap'i võiks raha liikuma hakata, et ja siis tundub talle, et ostuva hakkab nagu kaduma, et mis meie siis plaanime nagu teha Suure Peetri portfellis, et praegu vist väga ei plaani midagi teha. Jah, ma vaatasin, et mille pärast ta kukkus, oli see kaubamahtude numbrid tulid seal hästi kergelt mõni protsent nagu madalam versus nagu viimase 3 kvartali keskmine ja võib-olla lihtsalt aktsia pani kukkuma see CEO kommentaar, et
kes seal mainis, et september oli veel stabiilne, aga 3. kvartal tuleb nagu nõrgem ja lisaks nagu mingid kulud seal sadamatasud et selle peale nagu turg ehmatas ära ja aktsiad müüdi nagu allapoole, et pigem on see guidance nagu, mis seal tundub, et on probleem, aga ütleme, eks Mikk peab ise vaatama, et iseenesest meil on ta lihtsalt dividendi cashflow ideena nagu portfellis pigem ütleme siiamaani numbrid on normaalsed olnud, et eks me saame hinnata, kui tulevad järgmised tulemused ja kui tõesti need numbrid on kohutavad ja tekib võib-olla oht dividendidele. Siis tuleb müüa või vähendada. Jah, aga senikaua et kui sa küsid, kas maha müüa ja panna kuskile kasvu, et see sõltub su endast ja portfellist, et kui sa rahavoogu enam ei taha ja näed mujal võimalus, et miks mitte, on ju. Erdi, kui ta on nagu kõige suurem positsioon, et siis võib-olla praegu selles mõttes nagu halb müüa, et ta tulid nagu languse alla, on ju, aga see sõltub, et kas sa saad seda uut positsiooni ka, võib-olla on nüüd sootsa minnaga natuke osta, on ju, et aga meil ma praegu vaatasin, on suure peetil on 3,4% kogu portfellist, et väga palju ei ole, natuke on ju. Aga kui siis nagu jõudsime siia suure Peetri juurde, ütleme siis väikse Peetri puhul siin nagu muutusi ei ole, et kuu jooksul, aga suure Peetri puhul me nüüd kriisikoosolekuks me seda nimeta, aga me omavahel arutasime, me arutasime siis, kui ei olnud veel teada, et Trump oma meelsust muudab, siis me otsustasime, et me igaks juhuks seekord nüüd niiot enam nagu miinustesse ei lase, et ma ei tea, 2 või 3% üle vaata, saime lõpuks nagu kasumit, vahepeal oli see 10% ka kasumit, panime selle positsiooni kinni igaks juhuks, sest see Hiina asi oleks võinud ju tegelikult ka edasi eskaleeruda. Jah, reedel oli küll siuke tunne, et siin esmaspäev on ka kindlasti punane, et siis ei hakanud sellega riskima. Ja, siis me siin rääkisime kullast, on ju. Kulla positsiooni me panime kinni, et meeldis küll väga hästi rääkis, et see ei tähenda, et kulda ei võiks nagu edasi tõusta, siin on need argumente nagu küll, on ju, aga kes on meie saated pidevalt kuulanud, siis teavad, et me mainisime ka, et kui see pigem oli ta nagu lühiajaliselt natuke nagu raha alternatiivina ja eesmärk oli seal 15-20% tõusu, me saime lõpuks 18%, ma vaatasin, on ju, praegu panime saime selle võrdlemisi kiiresti 1,5 kuuga, on ju, et siis kullast me hetkel väljusime, nüüd meil on jälle natuke raha tekkinud, näpud sügavad tegelikult juba. Ja ma mõtlen, et kas me midagi veel kinni panime, et siin on mingeid asju me ei ostnud kohe, on ju, mida me nagu plaanisime, kuna see pilt oli nii segane, on ju. Aga okei, me ostsime juurde, ma vaatan praegu, meil on 114 000 on raha, ütleme koos rahaga isegi 115 000, et enamus on siis Ameerika lühiajalisest reservis, aga kuna meil oli siin, alles eelmine nädal rääkisin, et meil kasvuaktsiates oli 2/3, on ju, ja dividendi asjades oli 1/3, siis nüüd on praktiliselt pooleks ja siis Soomest tuli selline ettevõtte juurde dividendi aktsia nagu Viskas, et kindlasti, kes on ehituspoodides käinud, siis teavad, millega ettevõte nagu tegeleb, aga lihtsalt tema dividendi määr on 7% lähedal brutos, aktsia on seal 12 euro lähedal, 5 aastat tagasi oli veel 24, kergelt on näha, et Põhjamaade makro võiks nagu paranema hakata, et ajalooliselt on see päris hästi juhitud ettevõte olnud ja hea dividendi maksja on ju, et seda siis natukene nüüd ossime. Aga kui nüüd vaatame siis küsimusi ka, et Miku küsimusele me juba vastasime, Eduard on ka küsinud väga hea küsimus, et mis te arvate sellise aktsia kohta nagu ups, et täna on siis hind põhimõtteliselt aasta 2013 tasemel, dividendi määr on 7,6, dividendi maksnud alates aastast 1999 ja hinnakasumi suhe on natuke alla 13. Ütlen ausalt, mul on ka ta nimekirjas sees, aga täna, esiteks kui me vaatame, mis sektoris ta nagu toimub või tegutseb, siis
Ameerika selles, ütleme, tollidega seoses on kogu see logistika ja postindus ka läinud nagu keerulisemaks ja lugesin natuke analüütikute arvamusi ka, et enamus arvab, et on liiga vara, on ikkagi nagu kukunuga, et tulemused võivad nagu kannatama hakata, et jah, ma ei tea, kas sa meeldis vaatasid seda, mina kohe ei ostaks seda. Jah, no ütleme, ma ise kindlasti selliseid asju ei vaata, et minu jaoks on kindlasti avoid süük sektor, eriti süük tehniline pilt, et kus on allapoole, et natuke meenutab sükest Leggett Platt dividendi aktsiat, dividendi ja aristokraati, kes samamoodi kukkus ja lõpuks ju siis midagi ongi sul valesti seal ja kui mingil hetkel see dividend katt tuleb, siis see aktsia kukub veel 20, 30, 40% ja siis sa istud seal sees, tõenäoliselt enam ei ole see dividend yield 7, aga on 2% ja siis sa oledki igavesti seal sees. No kas igavesti, aga nagu Meelisele meeldib öelda, et see on kaotatud aeg, et see põhimõtteliselt nii ongi, et see on see risk, miks me ei taha sinna nagu minna, siis Annes, see on ka natuke ajamärk, et Annes on selle küsimuse saatnud varem, kui see möll siin krüptoturul nagu pihta hakkas ja ta siis kirjutab, et eeldusel, et olemasolev portfell on kenasti tasakaalus ja riskid hajutatud, aga et nagu meiegi oleme siin rääkinud, et AI-s ja andmekeskustes on selline kõva momentum ja pikaajaliseks investeerimiseks peaks nagu hea aeg olema, et kas on siis soodne hetk seda ära kasutada ja võimendusega investeerida, ütleme järgmiseks 3-5 aastaks. Mina ei soovita, ütleme mingit võimendustega asju kasutada, et kunagi kahjuks mees, kes siis nagu meie hulgas enam ei ole, Charlie Munger, kes oli siis Warren Buffetti parim sõber, siis ütles, et meesterahvas võib oma elu hukatuse suunata 3 L-i tõttu, et inglise keeles siis liqueur, ladies ja leverage. Et kui ükskõik kuhu suunas liiga palju need panused lähevad, et siis see on ohtlik. Jah, ma ise arvan ka, et see leverage, siis sa peaks olema väga-väga kogenud investor, süke 10+ aastat aktiivset. Ja siis võib-olla, aga ma ei tea ju, on see portfelli, et võib-olla tal tõesti on nii hästi ajutatud ja võib-olla mingi osaga portfellist on ju, aga see eeldab ikkagi keskmisest suuremat kogemust, et enda portfelli mitte õhku lasta on ju, nagu juhtus siin möödunud nädal on ju. Jah, ütleme, teoorias on kõik ilus on ju võimendus ja nii edasi, aga kui see kogu see asi turg hakkab investori vastu minema, kui sa oled võimendusega sees, siis tegelikult su psühholoogia muutub täiesti, et sul ka sa lähed võimendusega on ju allapoole ja paratamatult me ei tea kunagi, mis turgudel toimub, on ju täpselt see reedene näide, et on ju kuskilt õhus tuleb mingi kommentaar ja turg müüaks sodiks, et see võib olla mingi pikaajalisem selline uudis on ju, ja kui sa istud võimendusega positsioonide sees ja lased siin 3-4 kuud võib-olla allapoole, siis su närv mingil hetkel enam vastu ei pea, sa mõtled küll, et see on pikaajaliselt on ju siuke investeering, aga sa pikaajaliselt paned võimendusega alla, siis paratamatult sa mingil hetkel su närv ei pea enam vastu ja sa paned selle kinni, et sisuliselt kui sa ikkagi tahad võimendust kasutada, siis sa pead olema nii-öelda ikkagist top-notch trader, investor, kellel on hästi kindlad risk management reeglid, kui midagi hakkab su vastu minema, kiirelt cut your losses ja mida tavainvestor ikkagist jääb ootama ja lootma, mis on kõige valem otsus, et turutrendid emotsionaalselt on ju nii raske miinusega müüa, on ju. See on ma arvan, peamine põhjus ja sellepärast sul peavadki olema reeglid ja ütleme ideaalis veel 3-4 tuhat tundi screen time'i, kus sa tõesti ikkagist oled tehnilise analüüsi ekspert. Ja ütleme, kõik see on õige ja lisaks ütleme see inimtüüp peab ka olema selline, kes seda keskmisest kõrgemat stressitaset ära kannatab, on ju, lõppkokkuvõttes ütleme, investeerimine ei tohiks kindlasti spekuleerimiseks muutuda, et ühel hetkel sa võid raha kaotada, aga sa võid peale seda veel tervisega ära kaotada, on ju, ja siis kõik maksab, on ju. Jah, ja seda ka, et täna data centerid ja väga äge kuum teema, aga isegi neid häid aktsiaid vale ajastusega ostes, sa teed vale otsuse ja saad lossi, on ju. Siis Mehkel kirjutab meile, et Suure Peetri portfellis ka hiljuti on lisatud selline aktsia nagu Red Cat Holdings, aga
et tema kätte sattus sellise analüüsifirma nagu Vusi Panda Research, ma ei tea, pole kuulnud sellist asja, ja nemad on siis väga, väga põhimõtteliselt karused selle aktsia osas, et ja küsibki, et mis meie siis sellest arvame, et ma ütlen niimoodi, et ma ei ole ise seda ettevõtet, võtame seda analüüsifirmat nagu näinud on ja konkreetselt ka ei ole lugenud, mis nad nagu kirjutasid, aga sellised sarnased asju on turul palju on ju, et ikkagi need on nagu nende leib, ei saa öelda, et nüüd tingimata kohe, et neil ei peaks nagu õigus olema. Ma ise ka oma saadetes vist rääkinud, et mõned on sellised nagu keskmised parema tabavusprotsendiga on ju, aga meie nüüd konkreetselt jälgime ikka oma põhimõtete järgi seda ettevõtet, meeldis on rohkem nagu jälgid, ma ei tea, praegu ma ei näe sellist ohusignaale veel. Jah, ma ei ole ka jõudnud sinna analüüsi sisse lugeda, või vaadata, et jah, raske kommenteerida, et aga tõesti need siukse Hindenburg Research on siin teisigi, kes nii-öelda teevad siukse karuseid analüüse ja ütleme, kus suitsu seal ka tuld, et võimalik, et ega see ERKET on ka siuke väike ettevõte, eks igal ettevõttel on mingisugused luugerad. Õnneks on meil seda nii vähe portfellist on, et peab nagu jälgima. Jah, aga suures pildis follow the money, et järgne rahale ja kui raha on sinna sektorisse minemas ja kõvasti, et siis pigem ostame trendi ja loksume selle hea trendi ja rahavooluga nii-öelda kaasas. Et. Ja viimane küsimus, Karl küsib, et 2 küsimust, et mis on meie arvamus 9,5% pakkuma Elevingi võlakirja kohta, kas me plaanime seda märkida, ma ise ei märgi seda, Peetritele ka ei märgi, ma nüüd ei ütle, et see tingimata nagu halb on, lihtsalt igaüks peaks siis nagu oma kodutöö nagu ära tegema, et meie ei saa siin saates kellegi nagu soovitust anda, on ju. Ja teine on siis, et kui eesmärk on teenida turu keskmist tootlust, siis tundub nagu laiapõhjaline indeks nagu SP500 nagu loogiline valik. Samas on siis Berkshire Hathaway ajalooliselt olnud parem sellest SP500-st, aga kuna arvestades, et viimastel aastatel on tootlused sarnaseks muutunud ja ütleme SP500 mingil perioodil ilmselt ka ületanud natukene ja et kuna Buffett ju selle aasta lõpuks siis annab ameti üle, kuidas siis tundub, et kas meile tundub ka, et kaalukaus läheb pigem nagu laiapõhjalise indeksi kasuks, et vara isegi öelda, ma ütleks, et kumbki on ju head, et ütleme, SP500 on ka nagu hea, lihtsalt võib-olla SP500 häda on see, et ta on päris kontsentreeritud, samas Buffetti portfell on veel rohkem kontsentreeritud, et kui nagu eraldi vaadata, et ma ei teagi, Meelis, ma arvan, täna lühiajaliselt eelistan ikka Buffettit võib-olla rohkem, sest seal on seda cash'i nii palju, on ju. Jah. See sõltub, kuidas sa usud, on ju, et mis nagu turg teeb lähiajal. Ütleme, selles mõttes, et kõik on nagu tasakaalus, on S&P 500 on lihtsalt rohkem aktsiaid, natuke rohkem hajutatud. Aga pikaajast on mõlemad head olnud, ütleme, kui sa nagu peaks veel parem, on ju. Peaks see parem, aga ütleme, et seal on mingid perioodid, kus on nagu, kui need samad tehnoloogiad väga rallivad, kuidas nad lähevad nagu mööda, on ju, aga nagu pikaajaliselt on jah, Buffett parem olnud. Jah, aga selle võlakirja kohta, eks ma arvan, et on ikkagist hea instrument, et sellise 9,5 ildiga, 10 ildiga, et mingi väike osa portfellist, väga okei. Väikse osaga kindlasti, lihtsalt ärge hulluks mingi on ju ja ajutage enda portfell on ju. Aga ma arvan, selle otsusega tõmbame siis tänaseks otsad kokku, teiega oli Tarmo Tanias ja Meelis Maasik ja kuulmiseni juba siis järgmisel nädalal. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.